Tere tulemast kuulama järjekordset podcasti, et miks kõik teraapiad ei toimi ja miks nad ei vii muutusteni. Ja kutsun sind veel üles vaatama, et kuna ma teen 11. maist Tenerifel sihukese väiksele grupile 4 inimest, sihuke endasse vaatamise siis ja kehast tunnete vabastamine kehast, siis 2 kohta on veel saadaval. Nii et vaata mu Facebooki lehelt seda postitust, et kui on veel alles, siis saad ennast registreerida või helistada mulle, et õigemini helistada, võtta muga ühendust ja rääkida sellest, et aga siis hakkame rääkima sellest, et miks ei toimi kõik teraapiad. Et nii nagu ma varem olen öelnud, et me hästi palju tegeleme pingete maandamisega. Ja samamoodi hästi paljud teraapiad on, et kusjuures ma täna tahaks öelda, et kui ma alustasin seda juttu varem sellega, et ühesõnaga hingamine ja massaaž ja et need on nagu pingete vabastamiseks ja need ei toimi, siis tegelikult nad pingete vabastamiseks toimivad hästi. Ja tänaseks ma olen nüüd seda asja uurinud ja tegelikult on see, et teaduslikult on seda uuritud, et pooled inimesed inimkonnast ei oska tunda tundeid. Kuna me elame hästi palju pingetes, ka ütleme siis nii-öelda mikro- või alateadlikes pingetes, siis keha on harjunud selle pinge seisundiga juba olema, elama. Ja ma näen seda enda klientide pealt, kus täiesti väga teadlikud inimesed tulevad mul seansile ja nad ütlevad, et nad ei saa aru, mis on pinge, mis on tunne. Tegelikult pinge on see, mis tekib sul, tõmbab nagu nii-öelda pingesse. Aga tunne, kui sa lubad tundel, siis tunne hakkab sul, tekib tunne, ta võib alguses olla ka pinge, aga ta hakkab liikuma kehas. Tunne hakkab sõnaga kehas näitama ennast, liikuma, aga pinge on siis see, kus ta tõmbab nagu mingi koha nagu ja ütleme, kuidas mul praegult tuleb ka selline info, et näiteks et kuidas see nagu üldse toimib siis. Et kõigepealt, kui me elus juhtub midagi, siis tegelikult keha salvestab selle tundena ära. On ta siis mingisugune emotsioon, mingi situatsioon, ühesõnaga mis iganes, siis keha kõigepealt salvestab tunde ja tunne hakkab tekitama kehas pingeid. Ja pinge tekitab siis juba omakorda põletikku, põletikust tekib juba haigus ja nii ta läheb. Ja sellepärast, miks ma olen nagu nüüd viimasel ajal hästi palju sellest tundest just rääkinud ja rõhutanud, et ühesõnaga, et sellest pinge vabastamist ei ole kasu, ja see on nii petlik, sellepärast, et ongi, sa lähed mis iganes teraapiasse siis, või sa teed midagi ja sa tunned, kuidas sa vabanesid pingest ja sul tekib see, et vau, ongi lahendatud. Ja kui veel emotsioon tuleb ka nähtavale, siis tekibki see, et ma lahendasin selle emotsiooni ära, ma tunnen kehas lahustuspinge ära ja ongi kõik korras. Ei ole korras. See ongi kõige suurem lõks, sellepärast, et tunne tekitab pinge. Sa vabastasid pinge ära, aga mitte tunnet. Ja tunne hakkab sul uuesti pinget tekitama. Ja nagu ma ka varem olen öelnud, miks inimestel meeldib tihti massaasis käia, mõni kiidab, et nii mõnus on käia, ma käin iga kuu, mõni võib-olla isegi tihedamalt, et nii mõnus on käia. Loomulikult sa saad vabastada pinget ja tunned ennast jälle hästi. Aga minu küsimus on, miks sa käid kogu aeg pingeid vabastamas? Miks sa ei taha tegeleda tundega? Kui sa tunde ära vabastad, siis tunne. Ütleme, nagu ma olen ka öelnud, et aju genereerib, siis ennustab ette sul asju. Ja kui keha annab ajule signaali tunde näol,
siis aju hakkab sul ette ennustama, mis võib juhtuda. Kõik su ühesõnaga pagasist, mis sul talletanud on sinna, selle pagasiga ennustabki sul ette, mis võib juhtuda. Ja see hakkab sul pingeid tekitama. Nii et tegelikult tuleb vabastada tunne, siis aju ei saa enam signaali, ta ei hakka sulle enam ennustama, aga kui sa vabastad pinge, siis tunne annab ikka signaali ajule ja see ei toimi. Tegeletakse pingega ja isegi kui sa ju öeldakse, et räägi oma mure välja, sa annad nagu pool muret ära, et sul hakkab kergem, siis ongi see, et sa tegelikult sa teed seda mõistuse tasandil, aga jällegi, sa võid kõigest ülihästi aru saada, sa võid väga teadlik olla, sul võib tohutu info olla. Ja sa võid rääkida veel nii ilusti nendest asjadest. Aga ütleme siis mõistuses ja tundes ei saa olla korraga. Sellepärast ongi, sa pead minema tundesse. Sa ei saa tunnet, see on kõige suurem lõks inimestel. Nad arvavad, et nad lahendavad mõistusega tunde ära. Aga see on võimatu. Sellepärast sa peadki tulema peast kehasse. Ja sellepärast ütleme ongi, ma hästi palju lasen ka oma klientidel ütlengi, et luba oma kehal lõdvestuda, meelel rahuneda, kehal lõdvestuda, ava kergelt suu ja tunneta, kuidas su kõht liigub. Just sellepärast, et sa tuleks peast kehasse. See on kõige olulisem asi üldse. Ja ütleme, mis on siis veel, kui sa hakkad seda alguses tegema, miks ei toimi? Sellepärast, et inimene ei saa, see on bioloogiliselt võimatu, eriti kui su keha on stressis. Kui keha on stressis, siis ühesõnaga sa ei saa olla rahus ja stressis korraga. Sa ei saa hakata lahendama, et sa tuled nüüd mõistusega ja hakkad seda tunnet lahendama. Sellepärast, et kui sa oled mõistuses ja selles triggeris, see tekitab sus ju pinge. Ja ütleme, siis ongi terapeudi koht. Ongi see, kes hoiab sind ühesõnaga, laseb sul minna korra sinna emotsiooni või triggerisse ja toob sind kohe sealt ära. Mina lasen 2-3 sekundit ainult inimesel meenutada, sellepärast, et kohe keha reageerib absoluutselt kohe. Ja ma lasen kohe inimesel kehasse minna. Ma ei lase tal seal emotsioonis või triggeris, mis iganes, kuidas keegi nimetada tahab. Ma ei lase tal üldse seal olla. Sellepärast, et ja see ongi kõige suurem, ütleme, siiamaani, mis olen aru saanud teraapiate siuke lõks, kus käiakse, räägitakse oma lugusi. Mida tehakse ja ongi see, et inimestel meeldib hästi palju oma lugusi rääkida ja siis teised nagu ka samastuvad sellega. Aga see on kõik teadvuse tasandil. Sellest ei ole mitte mingit kasu selles mõttes. Et ütleme siis võib-olla nii palju on kasu, et kui näiteks üks inimene vaatab, et teine julgeb rääkida oma asjadest, okei, siis räägin mina ka, ma julgen ka. Et nii palju tõesti on selles kasu, et ütleme siis inimesed võib-olla avanevad nagu, et rohkem, et kui vaadatakse, et näe, tema julgeb oma asjadest rääkida, et ma räägin ka, aga jällegi, rääkimisest üksi on vähe kasu. See ongi see, et sa räägid selle ära, sellepärast, et see pinge on su sees. Ja kui sa nüüd räägid selle asja ära, sulle tundub, et pinge vabanes. Sellepärast sa tunnedki, et ma sain lõpuks selle välja rääkida. Mul hakkas kergem. Niimoodi ju öeldaksegi, et inimene räägib oma mure ära, tal hakkab kergem. Aga tegelikult ta vabastas nii-öelda selle pinge. Ta ei tegelenud tundega absoluutselt. Ja see ongi see, sa ei saa olla mõistuses ja tundes üheaegselt. Selleks on vaja sulle siis ühesõnaga inimest, kes hoiab sul seda ruumi ja juhatab sind. Laseb sul korra meenutada ja kohe, nagu ma ütlen, nagu ma teen,
2-3 sekundit ja ma toon kohe inimese kehasse tagasi. Ma ei lase tal kuskil mõtetes, analüüsides, ühesõnaga mõistuses olla. Ma toon ta kohe tundesse tagasi ja ta hakkab tundma ja ma hoian teda seal, aeg-ajalt ma küsin, mis sa tunned? Sellest ma jälgin ka tema nii-öelda, ta on, ütleme, tugitoolis on ju, lamab, silmad kinni, aga ma jälgin kogu aeg ta keha. Ja inimese keha ju, ma näen isegi silmade väreluse järgi, ma tunnetan enda kehas, kuigi ma täna ei taha enam, ma ei lase endale neid tundeid sisse, sellepärast et ka see on hästi oluline, et terapeut, ma ei taha seda sõna terapeut kasutada üldse, ja ma ei pea ennast ka terapeudiks. Et ma olen täna Urmas, ma olen lihtsalt Urmas. et ma olen jõudnud Urmasesse, endasse. Et ma ei lähe isegi selle, kuigi vanasti ma olin nagu hästi nagu tundlik, ma tundsin enda kehas hästi palju. Kui ma täna tunnen enda kehas, ma hingan selle kohe läbi. Ma ei lähe sinna sisse, ma ei lähe seda vaatama ja minu töö on ainult see, et ma hoian ennast keskmes ja selles rahus. Tänu selle rahule inimese keha tunneb selle rahu ära ja inimese keha, mitte mina ei tee, vaid inimese keha teeb ise seda tööd. Et see on see koht, et miks ei toimi mõistuses asjad, miks on vaja kehas asju teha. Ehk siis mõne mõttes on see koht, me jõuame jutuga sinna, et siis inimesed teavad oma probleeme, aga muutust ei tule. Ja siis see viib nagu selle kohani, et aga kuidas siis see muutus tuleb? Ja seda on, ma olen ka nüüd seda hakanud, kuna inimesi käib järjest rohkem, siis ma näen seda ka järjest rohkem, et isegi väga teadlikud inimesed ja ütleme, et meestel on eriti see juba väiksest peale hakatakse meestel ütlema, et mees ei nuta. Mis sa jonnid siin? Mehed ei nuta, ole tugev. Ja sellega hästi paljud mehed panevad oma tunded kinni ja saavadki siis ühesõnaga siukseks tegijaks, tugevaks. Samas sulgevad ennast ja on siuksed tegijad, tugevad, aga tegelikult pannakse ennast lukku. Naistel on selles suhtes natuke kergem selle tunnetega, aga samas on ju kuulda seda, et kui palju on ikkagi naisi seksuaalselt ära kasutatud, ka lapsepõlves, kus on saadud traumad, siis ka osad naised on ennast täiesti lukku pannud. Et just ma pean silmas, kes on minu juurde ka jõudnud ja keda on seksuaalselt ära kasutatud nii lapsepõlves kui hiljemas eas. Nad reaalselt on oma tunded lukku pannud ja tõesti on nagu keeruline siis tehagi vahet, mis on pinge, mis on tunne. Ja nüüd on, ütleme siis, mida ma teen, ma lasen inimesel lihtsalt olla ja rahuneda. Sellepärast, et esiteks, eriti kui sellised naised tulevad, ongi, naised ütlevad ka, et ma tulen ju võõra mehe juurde ja mind on keegi ära kasutanud juba. Ja siis ma tulen ja ma pean avanema nagu oma tunded, et esiteks ma olen oma tunded sulgenud juba ja ma ei oskagi avada neid. Siis tegelikult ma lasengi inimesel rahuneda ja ka meestel samamoodi. Mul on isegi praegult, kes on käinud inimene, meesterahvas, kes ma olen 2 sessiooni tal lasknud lihtsalt olla. Esimene kord ta jäi laua peal, 3 korda tukastas ja siis pärast toolis 2-3 korda. Ja teine kord ta ei julgenud enam tukastada. Ta läks kontrolli. Seda oli jälle teistpidi huvitav vaadata, kuidas hästi siuke tugev tegus endine suure firma juht, kuidas ta hoidis ennast kontrollis. Sellepärast, et ma ütlesin, et sa ju eelmine kord jäid mul käte peal magama. Ja siis ma kujutan ette, et siuksele mehele nagu, et oota, et ma jäin su käte peal magama. Et mis nüüd toimus. Aga tegelikult närvisüsteem sai esimest korda lõdvestuda
ja sellepärast ta jäigi magama või tukastas korra, et närvisüsteem sai lõdvestuda. Et see on hästi oluline, et inimese närvisüsteem saaks lõdvestuda. Ja see ongi see, et kas siis tuleb, et järjest rohkem hakkan ütlema seda, et ja võib-olla ma hakkan tegema niimoodi, et ma ei hakkagi ühekordseid inimesi vastu võtma, sellepärast ühekordne, see ei toimi. Esiteks on see, et kui inimene tuleb juba, see on nüüd see koht, kes on vaadanud neid eelmiseid podcast'e, siis see porilompi astumine, see ongi see sama koht, kus sa astud sinna porilompi, sa oled valmis endaga tegelema, sa astud sinna porilompi ja see muda, mis hakkab üles tulema, need ongi su kõik need emotsioonid ja triggerid, mis on su kehasse ladestunud. Ja nii nagu ma seletasin ka selle meesterahvale, et võta, et kujuta ette, et sul on nagu siuke suur vineeri tahvlite pakk ja see on olnud kuskil laos aastaid mingi raskuse all. Ja siis, kui sa võtad need tahvlid sealt, tahad neid hakata võtma sealt, siis nad on nagu üksteise vastu juba kleepunud, nii kinni surutud, et sa ei saagi neid kätte, et kõigepealt sa pead selle surve sealt pealt ära võtma. Siis sa saad vaikselt hakata neid liigutama ja siis nad hakkavad vaikselt lahti tulema kihi haaval. Ja täpselt ongi inimesega toimub täpselt sama. Et tuleb luua inimesel kõigepealt selline koht, kus ta närvisüsteem saab rahuneda ja siis inimene hakkab ennast avama alles kihilt. Ja siis me saame, ja vahest on isegi niimoodi, et tekib see, et kui sa hakkad kihilt ennast avama, siis võib tekkida see, et mul lähevad asjad hullemaks veel. Mul hakkavad emotsioonid üles tulema. Aga need ongi need emotsioonid, mis hakkavad üles tulema, need ongi need, mis oled kõik alla surunud. Ja nüüd ongi see, kui nad hakkavad üles tulema, siis sul on võimalus hakata neid järjest lahustama, kehast vabastama neid tundeid. See ongi see protsess kõik. See ongi see porilombi vee filtreerime, oma tunnete, sa lased oma tunnetel üles tulla, sa hakkad neid, ütleme, ei keskendu enam pingetele, vaid sa saadki lõdvestuda tunnetesse, sa hakkad tunnetama, mis su kehas päriselt toimub. Ja neid tundeid järjest lahustama, see viib inimese muutusesse. Ja nagu mul praegult on, kes mul on juba 3, 4, 5 korda käinud, inimesed ütlevad, nende sees on juba rahu, nende sees tekib selgus. Nad ei käivitu enam asjade peale. Nad juba vaatavad, vau, et mis asi see on, et mõni ütleb juba, et mul on nagu imelik juba, et nii rahulik on. Ja mis on kõige hullem, inimesed ei ole harjunud rahus olema, sellepärast, et meid on kogu aeg õpetatud, et sa pead kogu aeg tegutsema. Sa pead tegus olema, mis sa passid? Tegutse. Mainisid seda pikali laual olemist, et see on seotud närvisüsteemi rahustamisega. Kas selles protsessis, kui inimene siin laual on või sinu juures istub näiteks siin toolil, kas peale selle, et närvisüsteem rahustub, toimub veel midagi tema kehas? No see on pigem ikkagi, ütleme, mina kasutan ka seda enda kätte peal hoidmist, et kuna ma hakkasin, ja esimene anne, mis mul välja lõi, oli kätega ravitsemine, aga täna ma ütlen, et tegelikult ju see on jälle ainult puhas energia. Et okei, ma hoian küll käsi peal, aga ma ei lähe ju kätega inimese sisse, vaid inimese keha hakkab ise ennast avama ja tervendama. Aga lihtsalt see käte peal hoidmine, ma olen näinud, et see mõjub nagu kõige kiiremini inimesele, et see rahustab. Ja ütleme, mõnel inimesel on isegi, ma näen ka, kuidas inimene, ütleme, kunagi ma mäletan, üks inimene ütles, et tal läks nagu, kui ma käe panin südame tasandile, siis tal läks ikka täiesti plokki. Hakkas siuke matis hinge ja et kõik sellised asjad, ja siis ma jälgin ka, kuidas inimese hingamine toimib, et siis ma lähen võib-olla hoopis jalataldade alla panen käed, et teha talle maandust rohkem ja kuna jalataldadel on ka hästi palju närvipunkte, siis ka sealt hakkab keha ühesõnaga energeetiliselt ennast nii-öelda
liigutama, energiat saavad hakata liikuma aga jah, see on ikkagi, esimene asi on närvisüsteemi rahustamine on kõige esimene. Sealt saab hakata inimene avanema üldse. See ongi see koht nüüd, et kui sa saad oma keha, nagu öeldakse selle kohta, et kui inimene, kes teeb seda, kes on ise täielikus rahus, siis teise inimese, ütleme, kui sa tuled minu juurde, minu töö ongi põhiline see, et ma hoian ennast täiesti keskmes, täiesti kohalolus ja täielikus rahus. Ma ei lähe su emotsioonidega kaasa, ma hoian ennast, minu töö on hoida ennast täielikult kohal ja täielikus rahus, siis sinu keha tunneb selle ära. Ja ütleme nüüd, paraku see on niimoodi, et see võib kõlada umbes, et ma tahaks nagu müüa sulle mitu sessiooni, et sa pead käima, aga su keha õpib läbi nende sessioonide olema seal rahus. Ja nagu ma ütlen alati, et teeme kõigepealt selle asja ära, mis tekitab sulle kõige rohkem täna muret. Sellepärast, et see mure tekitab sulle, ta on ju su mõtetes kogu aeg. Sa kogu aeg tiirad selle ümber, kogu aeg sa ketrad seda. Ja läbi selle ketramise sa tegelikult tekitad seda pinget juurde kogu aeg. Ja nüüd ongi see koht, et kui sa saad, sul tuleb teha lihtsalt mingisugused portsud sealt ära ja su keha õpib olema rahuseisundis. Ja siis sa saad hakata järjest ise neid tegema. Et täpselt samamoodi tegin mina ka, et kõigepealt tegin mentoriga koos, üks ühele töid ja siis mingi hetk ma sain hakata neid ise tegema. Nii see toimib. Lihtsalt alguses ei ole see võimalik. Lihtsalt me oleme ennast nii pingesse jooksutanud, et ja pinges ja rahus ei ole võimalik üheaegselt olla. See kõige suurem eksiarvamus ongi see, et sa teed mõistuses asju. Sa oled hästi teadlik, sa tead kõike. Kõike võib-olla palju öeldud on ju. Minul endal isiklikult tekkis see küsimus, millest ma olen ka rääkinud ja mida ma reaalselt nagu sõpradele ütlesin ka 4-5 aastat tagasi lähematele inimestele. Et see on täiesti uskumatu. Ma olen nii palju oma emotsioonidega tegelenud. Ma tean, ma olen nii palju lugenud, kursustel käinud, kõike podcasti kuulnud. Ma olen kõike tean kõike. Ma olen kõike teinud, aga ikka mingid asjad ei toimi. Järelikult ma kuskil valetan endale, ilustan ja valetan endale. Sellepärast, et asjad ei toiminud. Ja lõpuks oligi see, et kui ma tõesti sain sellest aru, et ma olen siiamaani tegelenud kogu aeg pingete vabastamisega ja ma hakkasin tundeid kehast vabastama, siis hakkas see toimima. Ja jällegi ma ütlen veel, et kõik see, kui sa üritad samamoodi mõistusega hakata, räägid, ütleme, võtame selle, et kui sa lähed siis terapeudi juurde ja hakkate seal lahkama, ütleme, su emotsioone, oma lapsepõlve lugusi, siis tegelikult sa tood need asjad ülesse ja see on tegelikult enda identiteedi kinnitamine veel rohkem, kui sa tood need asjad uuesti nähtavale kõik. Sa kinnitad seda enda kehas veel rohkem. Nii, okei. See on üks asi, mida mina ei tee enam. Ma ei lase inimesel minna sinna emotsioonidesse, ma lasen tal ainult 2-3 sekundit seal olla ja kogu lugu. Kohe kehasse, et hakkaks kohe tunnetama. Ja selleks on vaja alguses närvisüsteem rahustada. Ja sellest sõltub, kes seda teeb, tema olekust. Nii. Ja nüüd ongi see, et ühesõnaga sa peadki inimest hoidma selles mõttes talle seda ruumi, kus ta närvisüsteem on rahunenud ja ta saab enda tunnetesse minna. Ja näiteks täna hommikugi tegin näiteks ühe kaugkõne seansi, kus inimene lähes tund aega. Kehas liikusid kõik, nii jalgadest põhine on torso osa, aga ühesõnaga pähe ja jalgadesse, kätesse, igale poole käis see tunne liikus. Ja lõpuks, ütleme, ta vabanes sellest nagu täielikult ja tundis, et vau. Ja ma tegin talle 3. kord juba sellele naisterahvale kaugseansi ja ta on absoluutselt iga kord.
ühesõnaga jõudnud sinna heasse kohta ja tõesti ütleb, et see, kuidas elu muutunud on, see on nagu müstika. Aga ja mida ma alati veel teen? Me kontrollime. Täna samamoodi, kui ta, ütleme, kadus see kehas, tekkis täielik rahu, ta tundis ennast kehast nagu ülimalt hästi, siis ma lasin tal uuesti sinna minna ja kontrollida, kas tal tuleb mingi tunne uuesti ülesse. Ta ütles, et ei tule ja ta ütles isegi nagu positiivse asja selle kohta, mida ta, no ma ei hakka detailidesse minema, mida me lahendasime, mida ta vaatas ja ta ütles, et ei, et kõik on jumala rahulik ja toimib. Kõik on, ja see ongi see, kui see keha on tunne on kehas kadunud, siis keha ei anna ajule enam seda signaali, keha ei saa enam ennustada sulle asju ja ongi asi tehtud. Et see on minu enda kogemus, minu enda nägemus asjadest ja kui sa tundsid midagi ja ma ütlen, minu sõnum on alati, tunneta oma keha. Kuidas see, mida mina räägin, kuidas sinu kehas see kõik info nagu, kas see sobis sulle, kas sa tundsid enda kehas, et vau, et ma tahan ka seda, siis võta muga ühendust. Aga kui sul nagu seda tunnet ei olnud, noh, siis ma ütlen, et siis ei ole veel aeg. Et ma ei ürita sulle müüa, et tule kindlasti ja vaatame, mis me teha saame. Ei, ma ei ole päästja, vaid kui sina tunned, et sa tahaks tulla, siis võta muga ühendust. Seniks kõik head ja järgmise podcastini.